No tšau, Youtube'i rahvas. Pole ammu jälle videot teinud. Sihuke lugu, et ei ole aega noh. Ja kui on aega, siis ei ole viitsimist noh. Et see on, nii ta on. Ja noh, minu jaoks see Youtube'i video tegemine on suht raske kah, et see väike pabin on sees nagu tavaliselt. Aga ühesõnaga sihuke lugu on, et striidipill, mis ma ehitasin, selle ma müüsin maha, kuna ma ei tea, lahja oli ja käisin küll proovimas, sõitsin ja vabalt hingaval ta ei jõua ja tal ei ole nurka, no põhimõtteliselt nagu driftiks poolotsena. noh, tundub vähemalt videos niiviisi. Ja mida ma tast ikka piinan. Selles suhtes mul tuli selline pakkumine, et ma kunagi ehitasin ühte ka E46 sedaan kerega pilli. Ja ma sain ta suhteliselt valmis, ta oli Semi-Pro reeglite järgi ehitatud, sain suht valmis ta. Ja ma pidin ta jälle maha müüma sellepärast, et oli vaja kodu osta ja oli raha vaja. noh, mida iganes. Igastahes oli vaja lihtsalt tookord. Mitte sellepärast, et ma ei viitsinud või ma ei saanud või ei tahtnud, lihtsalt oli vaja. Ja mul osutus võimalus see auto tagasi osta. Kuna see, kelle müüsin, siis ta ostsin talle hobi jaoks. Ja ta pill seisis seal aasta-poolteist garaažis, ta ei teinud taga mitte kui midagi. Ja ma niisama huvi pärast küsisin, mis tast saanud on, et äkki näeb võistlemas või mida iganes, siis ta ei ole tegelenud. Küsisin, et äkki ta tagasi müüa siis. Mõtles veidi, ütles davai. Ja ega ma rohkem kaua ei mõelnud ja läksin järgi treilaga Tallinnasse. Ja nüüd on ta mul garaažis seisnud siin, ma ei teagi, äkki 2 kuud juba. Ja nüüd tuli mõte, et võiks ju ehitama hakata, et ilmad paari kuu pärast soojad, siis võiks ju mõne pürni ja külje võiks ju teha tegelikult. Ja võib-olla hästi õnnestub siis äkki mõni üksik võistlus. Eks näha, kui ta cashiga loog on. Aga igastahes ma pööran nüüd kaamera ümber. Ma näitan, mis asjaga tegu on. Nii, tegemist on siis E46-ga jätkuvalt, aga kahjuks 4 uksega. No, see ei morjenda mind, siin laienenud asjad on küljes. Et see teeb päris viisakaks asja. Tema mootor on siis M50 turbokas, mida ma ehitasin. Siin on nagu piisavalt jõudu. See asi kerib igas asendis. Ja see mulle meeldib, et auto peab ikka jõud olema driftis, et mida sa kuradi vägistad seda autot seal niisama. Sai ta kunagi tehtud. Nullist sai üles ehitatud, mootor käis algosadeks. Ja sai tehtud siia uus juhtmestik. Ja kõik kütuserõud, värgid-särgid, kõik AN-otste peal. Ühesõnaga sai tehtud nii nagu peab, et võiks nagu hää olla. Peale seda mahamüümist muidugi ta ei ole taga sõitnud, nii et ma loodan, et ta veel toimib, kui toimib. No eks näha oli kevade poole, kui sõitma. Et kui midagi häda on, siis tuleb ta lahti võtta, üle vaadata. Äkki mingi hooldus teha või midagi. Seest on ta selline, ainult turvakaar, sest too aeg semireeglid nõudsid ainult turvakaart. Aga nüüd on lugu selline, et nüüd on täis puuri vaja. Ja õnneks täpselt see kaar on tehtud nii, et ma saan siit edasi puuri ehitada. Ja sellepärast ma nüüd garaaži tulingi üle pika aja, et hakkasin natuke lammutama, istmed, asjad, armaturid, kõik jutud välja. Et siis saaks hakata, või noh, saan viia puuri tegemisse. Ja kui puur tehtud, siis ma arvan, me saame puurimehega kaubale, et teeme ka siia ette turvaraami. Lõikab selle kõik siit maha. Teeb ilus turvaraami, praegu näeb nagu mingi tavaline kuradi sõiduauto. Et teeb eest kõik ilusaks, paneb kõik bodykitid asjad külge. Ja siis peale seda, kui need asjad siin tehtud saavad, tuleb hakata sillad üle vaatama, sest mul ees oli siin mingi väike adapterijunn, mis natuke rohkem keeras, aga nüüd on mul õige asi kastis ootamas siin.
siis ma natuke kükitan, näitan, mis mul siin kastikeses on. Vast ei ole väga suur heli. Et mul on siin selline asi nagu Iceweb. Ja see on ikka vähe teine asi, noh. Sellega saab ikka igast nurka loopida. Sellised kuradi suured otsad, rolliotsad. Siis on need ülemised otsad sealt. Need käedmikuinnid ja kõik on olemas. Ühesõnaga täis pauk. Peale seda, kui selle puurivärgi asjadega ühele poole saab, siis tuleb hakata seda asja installeerima. Vaadata, kuidas see värk on. Siis tuleb need laiendid uuesti küljest ära võtta. Ja kõik see plekijama ära lõigata. Et võimalikult kergeks saaks pilli. Sest et siin taga mul on kõik juba ära tehtud. Sealt on need, see suur plekk, mis siin on. See käib kõik poltidega ja lahti, et siit saab sinna ilma sellepärast tegelikult saaks äkki radika taha viia. Loodan, ma saan sellega taha viia, siis on kõik tibendus-tobendus. Kõik seda nahale, see on pärast kuradi ehitus ja siin kevadeni ei ole väga pikk aeg enam. Eks see üksi möllad, siis ega ei tea. Kaugele õnnestub teha seda. Nii, siis taga, ma ei tea, kas see on suht pime, on mul aku ja suur vahepaak tehtud. Et jõud on piisavalt autol ja kurvis jääb kahjuks nälga. Seda muret mul oli päris palju. Ja peale seda, kui enne kui ma maha müüsin, siis ma tegingi. Mul on nagu originaalpaak veel jäetud. Reeglite järgi võib kas originaal või 5 reegli järgi turvapaak. Aga kahjuks tolle jaoks mu raha ei ole ja originaalpaak on minu arust suhteliselt hea koha peal. Ma ei hakka nagu vaeva nägema. Et tegin lihtsalt siit. On pandud üks korralik pump ja sinna kõrvale, kus tegelikult pumpa ei ole, panin ka pumba, mis pumpab siit poolt siia poole ja sealt vahepaaki. Ehk siis pillil on 3 pumpana ja nüüd pilli näljamuret ei tohiks olla. Ja noh, etanool on, ma ei ütlenud ennem, et autol on muidugi seda etanooli pealt, ehk siis piirituse pealt. Hästi tsipa on bensuga sisse pandud, et saaks seda käima, no puhta piirituse pealt on suhteliselt siit käima saada. Ja noh, tsipa ja õli ka muidugi sisse, et noh, pihustid vapsi kuivali jääks. Et noh, see ongi see, kui pilli talveks seisma jätad, siis pead korra bensuga läbi kütma. Muidu need pihustid lihtsalt jäävad kinni kevadeks, kui seisad. Nii, ma rääkisin mingi väikse jutu ära. Ja tulen ka oma kaaslast nägu jälle. Ja mis ma siis veel? Sellepärast ma tulin tegelikult siia, et hakata natuke lammutama, et mul on vaja see armatuur siit eest ära võtta ja need juhtmeid asju hakkavad, et kui puuri tegemiseks läheb, siis on juba asjad eest ära võetud, et saaks asja nagu kiiremini ära teha. Et noh, muidu saaks seal ka koha peal, aga ma ei viitsi. Mul praegu siin hea mõnus tea, õues on niikuinii 1 000 000 kraadi külma. Ja siin garaažis kükitada natuke üle pika ajana. Muidu kasvab sammal juba selja peale siit pikutamisest. Ja ma ei teagi siis. Mul mõned vaatajad on, et mis teie arvate, et kas te tahate näha, kuidas näiteks puuri ehitatakse või toruraami tehakse või Iceweb alla pannakse. Et noh, võite kirjutada, kas teid huvitab selline asi. Tahaksite näha, kuidas see tööprotsess päriselt käib näiteks. Et nii lähed vaatad kuskil hea valmis auto on hea ilus muidugi, aga kuidas see päriselt see ehitus käib, et ei ole nii lihtne. Et 10 minutiga teed väikse video, et kõik on nagu valmis ja et saate kirjutada, kuidas te soovite. Ja mis seal ikka. Ma hakkan siis vaikselt tegutsema, võtan need armatuurid asjad välja. Siis ma näitan, mis siin armatuuri all peidus on. Väike juhtmepundar on siin. Ja vot. Aga näitan natuke aja pärast. Minu jaoks mingi pool tundi, teie jaoks paar sekundit. No nii. Veits tegutsesin siis.
ja võtsin armaturi välja, pööran kaamera ringi, näitan armaturi siin ja näitan, mis elu siin käib. Ja siin on mul tehtud või noh, lasin teha see kaitsmeplokid asjad. Aju on siin taga peidus. MS2 vana küll on, aga esialgu käib küll. Siis on originaalist jäänud alles raud siin, mis siin on. See läheb kõik siit minema. Tuleb ehitada, noh, puul tuleb siit toru teha, kus saab rooli kinnitada. Praegu on mul siin ümber tehtud siuke toru ja 2 laagri puki peale, et arvatavasti tuleb midagi mõelda, et ta jääks sarnaselt, et nii on hea. Saigi ümberringi kõik jama ära visatud. Ja siin on siuke väike paneel, kus on segukell ja käimamise asjad ja kojamehed ja vist oli äkki tuled või midagi, ma ei mäleta, mis seal oli. Ventikas vist oli ka. Ja hea oleks muidugi saaks kõik nii palju ümber teha, et ventikad hädas kõik ajust läbi ja see lisapump, mis mul seal taga on. See võiks ka ise seda kõrgust jälgida ja kui vajadusel käima minna, vaadata. Oleks hea, kui saaks uue aju muretsetud, et tänapäeval kõik nii palju edasi arenenud, et kõik asjad käib läbi känni asjad, et noh, põhimõtteliselt ainult pilguta silma ja pild ja pese sinu eest kõik asjad ära. Aga see eeldab veits cash'i, noh. Ja noh, küll see cash'i ka tuleb. Ja tehtud ta kunagi peab saama, siis on endal ka mugavam. Praegu on siuke vana aju, see ei jälgi vapse midagi, noh. Detonatsiooni ehk siis selle jaoks on ka mul eraldi mingi kell, mida pean ise jälgima söödavalt, no eks ikka ma jõuan seda jälgida, noh. Täpselt nii palju jõuad ka jälgida, kui jõuad alt puru kokku korjata ainult. Nii palju sa jõuad jälgida, noh. Võib-olla oleks tegelikult hea praegu sul mingi õlisurve, tuli või mida iganes või kell või midagi panna, et näed midagigi vähemalt, noh. Praegu on siuke, et ainult tossu näed salongis ja ümberringi, muud mitte midagi. Aga noh, vanasti sõitsid kõik nii, et ma olen praegu veel vanakoolimees, siis sõidan ka nii. Vot sellised lood siis praegu. Ma ei teagi, ma vist rohkem väga midagi teha ei saagi. Ülejäänud juhtmed asjad ma pean seal ära võtma. Siis jääb paremini meelde, et praegu ära võtma võib-olla läheb 6 aja pärast, poole kuu pärast, ma ei tea. Umbes sellisel ajal läheb tegemisse, puuri tegemisse. Loodan parem muidugi. Igastahes siis on seal, võtan need asjad ära, et siis mul jääb meelde, kus mis on ja pärast on jälle mingi 6 aega vahet, siis midagi jälle aru siin. Noh, muidugi lihtsam kõik üles pildistada on lihtsam. Vot. Aga sellised lood siis teiega üle pika aja. Ehk siis kirjutage, et jah, mida te näha tahaksite, siis ma tean, mida filmida, et mul ka natukene lihtsam, kui aidatakse kaasa mõelda, kui keegi viitsib, mõni üksik vaataja. Et oleks mul ka natuke lihtsam, et noh, midagi võiks ju jäädvustada ja ülest ja natuke teistele ka näidata. Võib-olla miljonist 5 venda ikka vaatavad, nüüd ei ole hullu. Vot, aga selge siis. Näeme siis järgmises videos. Paneme siis selle esimeseks videoks. Etapp 1 siis ehitamisel. Loodan, et see on mul viimane siis. Seda ma nagu plaanis maha müüa päris kindlasti ei ole enam. Kui siis võib juhtuda, et katki läheb või midagi iganes. Aga ikkagi seda õnne loodame, et ei tule. Ja ehitan vaikselt edasi. Ja vot sellised lood. Aga teeme siis praegu nii ja järgmises videos teen nii, nagu teie ütlete. Ja kui te midagi ei ütle, siis ma teen nii, et ma ütlen ise midagi välja, kas näitan puuri või midagi käes. Kindlasti mõeldan ja midagi näitan, sest mõnda inimest ikka huvitab. Vot. Aga tšau siis. Likeige, share'ige ja olge niisama mõnusad. Tšau.